Tervist, tervist! Täna mul on selline värk. Ma tahan koos teiega teha ühe sellise arvutuse. Ja ma pean ütlema, et ma ei ole ise seda veel teinud. Lihtsalt studeerisin seda ja mõtlesin, et ma proovin teha seda siis siia videosse ja teeme koos. Ja siis selle mõte on see, et kuidas saada kiiremini ligipääsu või teadmist selle kohta, et millises vanuses meil on kõige paremad ressursiajad. Ja see tähendab siis seda, et tervist, raha, finantse ja üleüldiselt elujõulisi selliseid energiapuhanguid siis aastate järgi. Ja seda me saame siis arvutuse järgi sellest oma sünnipäevast 6 aastast. Ja selleks on nüüd hästi selline huvitav, ma vaatan siia arvutiekraani küll ikka jah, nii nagu ma olen öelnud, kui ma olen arvutis, siis mul on tähtsad asjad üles kirjutatud, et me saame arvutuse teel seda teha. Ja samal ajal siis sealt saab ka vaadata siis milline aeg on parem laenu võtmiseks, teha suuremaid oste, investeeringuid. See peaks nüüd tulema selle arvutuse teel välja. Et vaatame nagu aastakümnete ja selle lõikes. Ja millal on siis üldse olulisem hoida oma jõudu ja füüsilist ja sellist rahalist energiat hoida nagu niinimetatud madalat profiili. Et me saame teada, et millal me saame siis endast anda sellise maksimumi ja millal siis tuleks pigem puhata ja koguda energiat. Ja selle kõige saamiseks on vaja siis sinu sünnipäeva, kuud, aastat ja siis ka paberit ja pliiatsit. Ja arvutus on väga lihtne. Nüüd ma teen sellise triki, et esimest korda ma proovin seda ekraani nüüd keerata siia paberi peale. See on, proovin esimest korda seda selles suhtes teha ja et ma pole enne teinud sellelaadset videot. Ise siis proovin samal ajal seda kirjeldust vaadata ka arvutist, et ma midagi mööda ei paneks. Ja keeran nüüd selle ekraani selle vihiku peale ja ma hakkan teiega koos seda kõike tegema. Ja samas vaatan ka seda arvutiekraani. Ja ma ei võtnud praegu oma sünnipäeva, kuud ja aastat. Mõtlesin, et igaks juhuks, et teeme lihtsalt ühe näite järgi, et siin näiteks on see, et võib-olla see täpselt läheb sinuga kokku, et 31. juuli ja 1999. Vaatame, kuidas see läheb. Nii, aga ma nüüd keeran ekraani siia vihiku peale ja siis ma vaatan, et see ekraan jääks ka siia. Ja siis ma võtan siia abivahendid kõik. Päris põnev tuleb. Ja siis loomulikult see ka, et mida ma siin tahan, ma vaatan, kas ma pärast saan oma näo siia tagasi keeratud. Kui ei saa, siis lihtsalt teeme koos seda, on ju, et tuleb põnev. Et siis kindlasti andke teada, kas te tegite arvutuse kaasa ja mina teen pärast ka enda isiklikku, ehk siis oma sünnipäeva 6 aasta järgi. Nii nagu ma pole seda enne teinud. Lihtsalt sain sellise valemi ja ma mõtlesin, et mis ma sellest siis endal hoian, et proovime kõik koos. Et pane kommentaaris, kas õnnestus, kas oli põnev, kas pidas paika. Ja siis ma tean, kuidas selle arvutusega edaspidi käituda, et kas seda saab kasutada või mitte, sellepärast, et numeroloogilisi selliseid lähenemisi oma edukuse aastatele ja igast asju neid arvutusi on tegelikult mitmeid. Et ma sain kusjuures väga hea kommentaari, et see ka, et nime arvutuseks, et mul on seal kinnises Facebooki rühmas numbrite keel olemas siis tabel ja siis ka need numbrid, siis saad kokku liita ja siis pärast on ka selgitused seal kommentaarides, siis tuli üks kommentaar, et aga ma leidsin internetist hoopis teistsuguse seletuse. Ja, tõepoolest, neid on palju. Igal ühel võib olla täiesti mingi oma lahendus. Mina räägin teile konkreetselt ainult seda, kus koolis mina olen käinud. Ja selle järgi mina teen neid asju, nii et võtke või jätke, mõni on ka mulle kommenteerinud, see peaks nii olema naapidi, no ma ei tea, las ta siis olla, et igal ühel oma tõde. Jah. Okei, poiehali siis hakkame tegema koos. Ehk siis sul on vaja paberit, pliiatsit, pane pausi peale, kui sul nüüd ei ole seda, teeme esimest korda sellise katse koos teiega. Ja ma vaatan, kuidas see ekraan mul siin püsib, telefon püsib selle hoidiku peal ka, see hakkab liikuma üles alla. Ehk siis sul on vaja, arvutusmasinat, ma võtan sellise klassikalise arvutusmasina endale abiks, ma hakkan seda kõike teil siin ekraani peal tegema. Ja, oma andmeid sa tead, paber, pliiats. Arvutusmasin. Teeme koos. No nii, ma keeran nüüd selle ära. Vaatasin, natuke katsetasin. Nii. Paneme siia. Natuke näete mu kätt, ma natuke sätin seda, kuidas see parem oleks. Või mõtlen piiluma. Okei, on veel piltu. Päris hästi. Ja teil sellest peaks piisama selles suhtes, et vaatame.
Siis võtame, ma kirjutan see üles ka, ma arvan, kas siin näeb väga hästi ja ma ei oska seda paremini teha. Võtame näiteks sünnikuu päeva või päev kuu aasta siis 31.07. 1999. Selline on näide, ma natuke vaatan, näeb. Ja, te peaksite täpselt samamoodi nüüd nägema, no vaatame. Siis võtame selle päeva 31 ja korrutame selle numbriga siis 0,71999. Ja siis saame tulemuseni, mis koosneb siis 7 numbrist. Vaatame nüüd, on siin see asi olemas. Näete seda arvutusmasinat ka, jah? 31 korda 0,7, no 0 ei ole number, 1,999 ja võrdub, vaatame. Ja siis me saame selleks 2, 2, 3, 1, 9, 6, 9. Sina siis teed oma sünnipäeva kuu ja aasta järgi, see on nüüd näide. Nii, siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 numbrit saime. Tulemuseks saame siis 7 numbrit, just sellist tulemust me vajame. Ja kui teil tuleb nüüd 6-kohaline arv, siis lisa sinna ette lihtsalt 0. Eks kui sul on mingi selline number, on ju, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 numbrit, siis paned siia lihtsalt 0 ette. Ja kui tulemus on siis 7-kohaline, nii nagu selles näites praegu on, siis jätame selle samaks ja ei muutu midagi. Just seda arvu hakkamegi siis nagu analüüsima. Ja enne kui hakkame koostama oma finantsvõimaluste graafikut sünnipäeva põhjal, siis teeme veel ühe väikese arvutuse, mis hiljem graafikul samuti kasuks tuleb. Võtame selle saadud arvu, ehk siis selle, ja liidame kõik selle numbrid kokku. Ja kui teil on siis see 6-kohaline arv, siis lisasite sinna ette 0, siis liidate ka selle 0. Kuigi 0 tegelikult, ma ei teagi, miks see niimoodi on kirjutatud kirjeldustes, aga nii. Ja siis kõigi selle numbrite summa jagame 7-ga. Ma nüüd kirjutan teile selle lahti. 2 pluss, ehk siis see tuleb siia. 2 pluss 3 pluss 1 pluss 9 pluss 6 pluss 9. Ja see võrdub 2 pluss 2 pluss 3 pluss 1 pluss 9 pluss 6 pluss 9. Võrdub 32. 32. Ja 32 siis 2 jagame 7-ga. 32 jagame 7-ga. Võrdub 4,57. 4,57. Nii, ma nüüd vahepeal vaatan, kuidas te näete. Peaks väga hästi nägema. Nii, väga hea. Nii, siis see on meie keskmine ehk aritmeetiline väärtus, mis näitab meie üldist energeetilist ja finantsilist potentsiaali. Ja selle märgime siis ka graafikusse. Nüüd, kui kõik arvutused on tehtud, võtame paberi, lehe ja pliiatsi ning hakkame joonistama graafikut. Ja see hakkab siis vastama kõigile meie küsimustele, mis puudutavad siis meie finantsvõimalusi. Nii, ehk siis, et ma vaatan, kuhu maani ma saan. Kus te näete, kus mu sõrm jookseb siiamaani. Siiani näete. All right. Siit peaks siis minema niimoodi. Ja siis paneme siia nii. Vaatame, kuhu maani te näete. Ehk siis siit juba ei näe, te näete siiamaani. Okei. Siis ma tean, kuhu maani te näete. Nii, vaatame. Kui ma panen selle niimoodi. Natuke nikerdan siin. All right. Nii. Siis kuidas me peame panema? Nii, siia siis paneme pikene, paneme siia siis 1. Peaks siia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
okei, ma paneme siis niimoodi, jah. Siia on 2. Tuleb äkki liiga tihe, no ma vaatan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nii. Ehk siis 1-st 9-ni. Ja see horisontaaltelg näitab siis meie vanust. Siin siis on lihtsalt numbrid 1-st 9-ni. Ja siia siis paneme, kuidas me peame panema, 10-st kuni 70 aastani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tulebki siit, siis paneme siia 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okei, siit läheb edasi. Kuidas te näete? Okei. Näete päris hästi, ma arvan. Nii, ja siis läheb põnevaks. Ehk see esimene number, see on siit. Siis me vaatame, vaata esimene number ja see peab siia tulema kokku. See on number 2. Selle me saame siit. Number 2. Siis selle peab siia tulema. Vabandust, see ütleb siia kohta. Näete, number 2 on esimene number. Siis teine number on ka number 2, ehk siis siia. See on, kuidas pastakas liigub naljakasti. Siis kolmas number, 30 juurde tuleb 3. Siia. Siis 40 juurde tuleb 1. Siia. Siis 50 juurde tuleb 9. Siia. Siis 60 juurde tuleb 6. 70 juurde tuleb 9. Ja no siit tuleb 80, siis see tuleb jälle tagasi siia number 2, ehk siis hakkab otsast peale. Nii. Kui siis nüüd ühendame need kõik joontega. Siia. 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 Siia, siia, no siis siia. No paneme siis siit sellise, kuna meil number katkeb nagu siit selle, no ta ei katke, aga me tegime vaat selle numbri, siis see viimane number on see 9, see tuleb siis siia 9-sse. Nii, ja siis nüüd see arvutus, mis me saime vaadake see 4,57, mis on mul pole joon lauda. Siis see peaks olema kuskil siin. Eks me vaatame kuskilt siit. Vaata, kas ma saamegi... Vaata, ma kasutan siit ühte abivahendit. See on vaadake mul selline tahvel, mida ma kasutan siis, kui ma teen live esitusi. See ei mahu siia ära. Vaata, ma teen selle. Nii, paneme selle siia. Nii. Et see on mu abivahend siia. Ma alati kirjutan õe käest sain, tema lastel olid need kasutused, lapsed on suureks kasvanud, siis ma nüüd kasutan seda. No nii, näete, see on 4, siin on siis 4,57. Ja see on siis selle meie mugavustsooni taseme joon, ehk siis siin, kus kohas alla selle on meie mugavustsoon häiritud ja peale selle siin rajoonis on ta siis nagu kõik hästi. Nii, ja nüüd lisame iga vanuse juurde täpsema näite ja selleks liidame siis vanuse ja sellele vastava graafiku numbri. See tähendab seda, number 10 on 2. Ehk siis siin paneme siis, mis me paneme? Peaks siia panema 12 äkki või? 12. Siin oli ka 2. 22. Siin on 3. 33. Siis 4, siin on 41. 41. Siin on 59. Siin on 66. Ja 70 juures ongi 79. Nii. Et see tähendab seda, et 12 aastaselt toimub siin mingi esimene muutus.
22-aastaselt toimub siin mingi muutus, siin 33-aastaselt, siin 41-aastaselt, siin 59-aastaselt, 66-aastaselt, 79-aastaselt. Nii, ja siis 80 ja nii edasi. Ehk siis siin on siis juba 82. Nii, iga selline vanus tähistab siis pöördepunkti teie elus, mil muutub teie suhtumine rahasse, tööviisi või energiatasemesse. Nii, ehk siis mida see kõik tähendab? Sellises vanuses tähendab see seda, et kuidas see raha nagu liigub energeetiliselt. Aru on saadav, et siis siin on täiesti nagu tõus. Siin näete 40 ja pluss siis selle näite põhjal, see on täitsa mingi lambi näide praegu, siis siin on näha, et temal tõuseb energia kasv, motivatsioon ja võimaluste avanemine. Et siin on nagu mega head, ehk siis siin on, ütleme siis see on mugavustsooni piir, eks ole, siis see, et ta on siin 10-aastaselt ja 20-aastaselt, ütleme nii siis nendel asjadel, siis siin on näha, et 22-aastaselt on tõusnud mingisugune värk kuni siiani. Et justkui nagu päris okei, aga kui siin on nagu selle telje juures, mida lähemal sellele, siis nagu seda parem on. Kui graafik langeb, see on aeg siis puhata, mitte üle pingutada. Võib-olla elada juba varasemalt loodud ressursside ja selle arvelt. Ehk siis see, et kui sa 33-aastaselt oled siin juba midagi saavutanud, siis kui sa läheb näiteks 40 läheb nagu ühte, see ei tähenda seda, et see on tohutu vaesus, vaid see, et sa oled siin mingisuguse asja saavutanud juba, sa saad natukene rihma lõdvemaks võtta. Aga siis siin 41 tähendab seda, et siin on nagu täielik punnitamine hakanud. Punnitamine, jah. Siis see, kuidas ma ütlen, kui see joon on allpool seda mugavustsooni, siis võib inimene tunda rahulolematust, isegi väikest sellist näidata isegi välja, et väliselt on kõik hästi, aga tegelikult seesmiselt ei ole kõik hästi. Siin on ikkagi tavaliselt sellisel perioodil, no vähemalt sellel inimesel on ikka see, et ta on nagu punnitanud, ei ole ennast nagu väga hästi tundnud, aga ta on nagu kogu aeg toimetanud selle üle. Ja kui see joon tõuseb üles, siis tunneb inimene end elujõuliselt, rahulolevana ja edukana. Ja see keskmine joon näitab teie karmalist rahakogemust, siis see, mida kõrgem on joon, seda tugevam on teie soodne finantskarma. Ehk siis see, et mida kõrgem see on. Ja siis vabandust, mitte see joon, aga siis see joon, jah, see. Ja kui joon jääb alla 3, siis inimene kipub rahuldusega leppima vähesega. Ikkagi see, sorry. Ehk siis tähendab seda, et kui see joon, siis see, mis me siit saime selle näite poolt 4,57. Kui see joon jääb alla 3, siis see inimene, sina või keegi, ma pole ennast arutama, ma pean päris ausalt ütlema, lihtsalt ma sattusin eufooriasse selle näite järgi, ma mõtlesin, et teeme koos. Et kui see jääb alla 3, ehk siis 2, millegiga, 1, millegagi, siis kipud rahulduma vähesega, ei püüdle suuremate materiaalsete saavutuste poole. Ja kui joon on kõrge, siis on inimesel loomulik soov elada paremini, nautida elu ja küllust. Pane kommentaaridesse, mis sul tuli see keskmine number, näiteks väga huvitav. No mitte uhkustamiseks, aga nii sama nagu. Ja isegi see, et kui sa sõid alla, siis see on ka, igal ajal on ju oma selles suhtes soovid elamiseks, et mõni lepib väga vähesega. Ja näiteks siis, kui siin nagu liigub see, vaadake, siin on 22 aasta pealt on väike tõus, aga siin on ka nagu totaalne tõus. Siis graafiku tõusuperioodil on parim aeg investeerimiseks, kinnisvara soetamiseks, laenu võtmiseks ja aktiivseks tegutsemiseks. Ja langusperioodil tuleks vältida riske ja hoida ressursse, ehk siis siin nii füüsiliselt kui ka siis rahaliselt. Siin samamoodi. Ehk siis see kõik, mis on siit sellest joonest nagu ülespoole, tähendab seda, et sa oled juba toimetanud oma selle materiaalse kindlustatusega ja sul on mingisugune väike pagas olemas, igalühel on see oma soov. Mõnel on see, et sul on konto peal mingi 100 eurot, võib-olla sul on kinnisvara, võib-olla sul on, ma ei tea, kelder kartuleid näiteks täis või igasugused muid asju. Et noh, igalühel on vaata oma, me ei saa hinnata seda enda järgi. Ja siis siin ma konkreetselt arvan seda, kui siin seda graafikut vaadates on nii totaalne tõus olnud, siis siin on juba kõik varasalved on täidetud kõigega, et siin võibki lihtsalt täiesti rahulikult nagu võtta lõdvalt ja nautida elust.
ja soovitav on siis meenutada, et mis teie elus toimub nendes vanustes. Siin. Siis mida te olete näiteks teinud nendes vanustes. Võite nagu mõelda, millised otsuseid tegite ja milline sissetulek siis teil oli. Ja milline suhe oli teil rahasse. Eks ise meenutada neid asju. Mina täpselt samamoodi mõtlen, see pole küll minu graafik, aga ma teen nüüd kohe selle ka ära. Ja see analüüs aitab siis mõista, kuidas teie isiklik finantsenergia tsükkel töötab. Ja samuti soovitan joonistada sellist graafikut oma lähedastele inimestele ja näiteks abikaasale. Ma vaatan, kas te näete kõik väga hästi. Ja ma nüüd lükkan tagasi. Tere! Hästi, see me hakkame, no vaatame, kuidas see nüüd siis, vaata, ma lükkan selle nüüd eemale. Näed, hakkab ära vajuma. Kuku rinna peale kohe vägisi. Vaatamisi. No nii, valmis. Ja, ehk siis proovige seda graafikut siis oma lähedaste peal, kõigepealt enda peal. Ja ma loodan väga, et siis sellest oli abi. Ja ma vaatan praegu seda ja loodan, et päris vinge teadmine tuleb siit. See oli lihtsalt nii huvitav, see oli midagi minu jaoks uut ja ma mõtlesin, mis ma siis ikka seda nagu endale hoian, et vaatame. Ja võite ju vabalt vaadata ka oma laste suhtes või laste peale, mida iganes, et kuidas nendel see asi võiks liikuda. Üleüldse, nii nagu ma olen rääkinud, et kõik need videod on selle jaoks mõeldud, et te saaksite ise natuke rohkem teadlikumaks nii enda suhtes kui oma lähedaste suhtes. Ja jagage seda informatsiooni. Ja sellelaadseid muidugi graafikud ja asju ma olen koolis õppinud erinevaid ja aeg-ajalt neid ka praktiseerin, aga need ongi sellised, mis vajab tohutult süvenemist, tohutult nuputamist. Et see on selline põnev lisaülesanne. Ja neid loomulikult, kui teil on ka mingisugused vihjeid, kes veel midagi oskab teha, pange kommentaaridesse, jagage mingit linke, kes kuskilt midagi nägi, sellepärast, et teate, numeroloogia on väga palju. Ja minu meelest on vahva, kui keegi teab mingit nippi ka ja on ise arvutanud ja on tundnud, et vau, see täitsa peab paika. Aitame üksteist siis numeroloogiliselt, ütleme siis niimoodi. No nii, ega siin midagi. Teil on nüüd nosimiseks natukene siin tänasele õhtule. Täna on 10. oktoober ja 2025, nii et reede õhtu, mis te siis ikka targemalt teete, kui vaatate, kuidas teil rahad liiguvad. On ju? No nii. Tšau, merike numbrite keel. Ja kui teil on mingid küsimusi, siis et pange numbritekeel@gmail.com ja kui tahate tegevuste kohta, siis milliseid teenuseid on siis valikus, siis minge sinna numbritekeel.ee lehe peale. See on ainult üks osa. Et mina alati nagu soovitan jälgida ikkagi seda, et kes sina oled, hakata sellest mustist pihta. Raha on muidugi väga oluline, eks ju. Me tahame kõik alati teada, kuidas raha liigub. Aga see, et raha ei saa liikuma enne, kui sa oma energiat paika paned, mis siis tulevad sealt sünnikaardist need plussid ja miinused ja millesse nagu süveneda. See on minu arvamus. Jah, kui ma olen ikka sinna õeluskott ja süüdistan kõiki, siis ega see raha mind ka ei armasta. Umbes mingisugused sellised arvamused, et raha on ainult mõeldud rikastele ja nii edasi, on ju, mida ma ei ka kunagi mõelnud. Jah, okei. Ei emotsioonita. Kommenteerige. Kuidas sobis? Kuidas töötas? Kas oli vinge? Või oli selline, et käib ka selline, ma ei tea, päris praht. Ma ei usu, et see on päris praht. Ja kui teil on mingisuguseid väikseid selliseid nippe või ise olete ka näinud kuskilt interneti avarustes mingisuguseid asju, siis jagage meiega. Mina ka kindlasti tahan need asjad läbi käia. Siis ma kogu aeg avastan midagi uut. See on nüüd konkreetselt siis koolimaterjalidest jälle üks selline põnev asi. No nii, tšau, Merike numbrite keel.